ka sina oled nende 77% hulgas, kes pole oma tööga rahul? CV.ee aitab sind. Suur töökuulutuste buum on jälle alanud ja nüüd on õige hetk end CV.ee keskkonnas nähtavaks teha. Aktiveeri oma CV, luba parimatel tööandjatel end üles leida ja tee tööd, mis sulle päriselt meeldib. CV.ee, tööportaal targale inimesele. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Kell on 11.08, 25. märtsil ja digitund alustab Kuku Raadio otse-eetris. Saates täna Mart Parve ja Henrik Roonemaa ja meil külas Peep Baum, kellega saate teises pooles räägime põhjalikumalt mobiilipangandusest ja üldse siis mobiili- ja finantsteenuste tulevikus selles internetistunud maailmas, kus me kõik elame. Aga uudiste pooles vaatame peale ühele suurele ja Eesti jaoks väga olulisele asjale, mille Google on ära teinud ning räägime Apple'ist, kellel on täna õhtul kell 6 Eesti aja järgi tulemas suur avalik üritus, aga huvitaval kombel nad kuulutasid hulga tooteid välja juba eelmisel nädalal. Mida see kõik tähendab, mis välja kuulutati ja mis siis veel tänaseks jäi ja kuidas Apple firmana tõenäoliselt täna päris palju muutub. Sellest me räägime ning tarkvara on tõenäoliselt see, millele näidata näpuga, mis on kukutanud alla 2 Boeingu lennukit. Kuidas tarkvara neid otsuseid seal lennukis teeb ja kui oluline on see, et see tarkvara oleks korrektne ja et ka pilootidel oleks teada antud sellest, mida tarkvara lennukis teeb. Väga huvitav juhtum ja sellele vaatame ka sisse. Digitund. Hakkame saatega pihta ning eelmine nädal tõi ma arvan Eesti jaoks väga hea uudise, et Google oskab nüüd eesti keelt kuulata ja siis selle kõne tekstiks teha. Ehk et kui sa võtad oma telefoni, ma proovisin oma Androidiga ja vajutad seal selle mikrofoni nupukesele näiteks brauseris ja ütled talle eesti keeles midagi, mida sa tahad otsida. Ükskõik, kas ilma või küsida, et kes on Eesti peaminister või mida iganes inimesed Google'i käest küsivad. Siis täpselt samamoodi nagu see vanasti toimis eesti keele puhul, et sinu tekst muutub hoobilt, sinu kõne muutub hoobilt tekstiks, toimib see nüüd ka eesti keeles. Ja see on mõnes mõttes ju väike, aga teisest küljest ka ikkagi suur asi, mis ma arvan avab võimaluse eesti keelele kesta tehnoloogia maailmas veel väga pikka aega. Ja kui me täna saame seda teha telefonides, siis ma arvan, et kõik need järgmised asjad, millega me tahame hakata rääkima, ükskõik kas see on see silinderkõlar sinu kodus või teler või ma ei tea, kuhu veel seda kõike pannakse, et ka need tõenäoliselt hakkavad eesti keelest aru saama ja ma loodan, et ühel hetkel tekib siis ka see, et kui inglise keeles saab oma seadmetega vabalt vestelda, et nüüd siis tundub, et põhimõtteliselt võiks seda ka eesti keeles teha. Ma ei tea, kolleegid, kas teil on seisukohti selle minu arvates hea uudise suhtes? Ma loodan, et see rõõmustab ka neid inimesi, kes näiteks päris hästi ei näe, ehk siis nägemispuudega inimesed võib-olla siis, kes mingil muul põhjusel, eks ole, siis ei suuda arvutisse näiteks teksti võib-olla kiiresti sestada, et äkki teeb see nende elu kuidagi paremaks. Ma olen servast nagu kuulnud, õnneks mul enda sellist probleemi ei ole, aga nii palju kui ma olen kuulnud, siis et seni soome keelega on, et soome keeles vist lastakse raamatud endale ette lugeda või vähemalt lasti mingi ajani, et kas see nende elu teeb äkki paremaks? Ma ei tea, ma loodan. Peep? Jaa, tere minu poolt ka, et mingitel teatud juhtudel on kirjutamise asemel rääkimine palju mugavam, näiteks ukselukku avamine, sulgemine, mingi muusikapala tellimine oma silinderkõlarist. Tuled kinni või lahti, et ja mina kui iPhone'i kasutaja ootan juba ammu, et ka Apple võiks sarnase liigutuse ära teha. Ja nagu ma ütlesin, ma proovisin seda natuke, et siis nüüd praegu on niimoodi, et mul oli valitud selleks kõnetuvastuskeeleks inglise keel telefonis ja siis ma sain sinna lisada ka eesti keele. Aga sellest küll üksinda midagi juhtunud, et seda ühendust Google'i tehisaju ära ei teinud, et ma rääkisin taga eesti keelest. Keelte vahel nagu ise valida, ta tundub mulle küll, et ei osanud. Nii et siis, kui ma sealt inglise keele maha võtsin, ütlesin, et ma räägin sinuga nüüd eesti keeles, siis hakkas kõik toimima. Ja toimis küll ülikiiresti. Praktiliselt reaalajas tulid need sõnad ikkagi mulle sinna ekraanile, mida ma telefoniga rääkisin ja pikemad, lühemad, liitsõnad, kaubamärke nagu Facebook näiteks, otsisin huvi pärast Facebooki sisse logimine, täiesti veatult transleeris ära. Nii et tundub, et see masin on neil suhteliselt hästi nagu tööle saadud. Aga selle Google'i klaviatuuriga minu telefonis ta veel ei töötanud. Gboard on selle nimi. Et seal ei olnud eesti keele valikut veel. Ma ei tea, kas see on selline minu telefoni eripära, et mul ei ole veel see uuendus jõudnud või ta jõuab, aga ma pakun, et kui see Gboardile tugi tuleb, eks Google klaviatuurile, siis peaks saama seda ka iPhone'is kasutada, sest see on ju iPhone'is olemas, see Google klaviatuur.
nii et jah. Mingil hetkel oleks päris huvitav rääkida kellega, kes teab, kuidas täpselt see Google'isse see võimekus tekkis. Ma justkui jällegi servast tean, et nad kuidagi masinõppega siis neid algoritme ehitavad ja et kuidas see üldse toimus, eks ole, et sellises ettevõttes nagu Google, see on tehtud midagi selleks, et eesti keel nendega paremini töötaks ja kuidas see täpselt toimus. Omaette küsimus on nagu üldse see, et kui mulle vahepeal tundus, et see masinatega rääkimine tuleb hästi kiiresti peale ja et hästi palju neid masinaid tuleb või neid asju, mida me saame hakata tegema kõnega, on hästi palju. Siis ütleme, viimased pool aastat on ikkagi, mulle tundub suhteliselt seisak seal olnud, et see nende rääkivate silinderkõlarite eufooria vist on üle läinud. Ei, mul ei ole küll üle läinud. Ma räägin oma kõlariga kogu aeg, kogu pere räägib ja samuti meil on ka selline uks, mida saab niimoodi lahti teha siis lukust ja samuti kalendri kohtumisi ma panen telefonisse, ma kasutan seda ikkagi aina rohkem kogu aeg. CarPlay'ga ka siis autos. Ja samad sõnad, et muusika kuulamine on võtnud teise mõõtme, et kui võib paralleelselt telefonist otsida muusikat ja lasta see kõlarisse, siis ma eelistan rääkimist kõlariga. Jah, no nüüd siis saab näha, et kuidas, kui kiiresti, kas ja kui kiiresti lähemal ajal üldse kõik need teenused, mida Mart ja sa Peep mainisid, et nad võtavad ka selle eesti keele toe nagu omaks, et okei, et Google'i otsing saab aru, et ma küsin, et kes on Eesti peaminister, aga et kas ta ühel hetkel ikkagi hakkab aru saama, et pane mulle homme kella 2 kohtumine kalendrisse, et see tundub vist järgmine samm olevat. On alati mida oodata, kui sa oled. Algus on tehtud. Algus on tehtud, jah. Ja ma arvan ka miskipärast, et seal on taga eesti keeleteadlaste tööd ka äkki. Ma tahaks loota, et kõik see töö, mis Eesti riigi raha eest on siin tehtud aastakümnete vältel, et natuke nagu nadi oleks, et kui see Google'i otsus kuskilt Ameerikast see nupp lahti keerata, oleks Eesti teadlaste pingutuse lihtsalt kogu selle raha nullinud. Et see ei mõjuks nagu hästi. Aga sul on Mart õigus, et äkki me peaksime katsuks seda mõnes järgmises saates lähemalt uurida. Selline eestimeelne Google'i tehisintellekt lihtsalt mingil hetkel koputas oma selle akna peale, ütles, et kutis, ma sain selle asja valmis, võime laiali lasta. Jah, võite laiali minna. Aga teeme siia pausi ja siis räägime Apple'ist. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame saatega. Eelmisel nädalal siis kuulutas Apple välja hulga uusi tooteid ja see on väga imelik, sellepärast et tegelikult täna Eesti aja järgi kell 6 õhtul on väga suur pressiüritus. Ameerika tehnoloogia ajakirjanikud on kokku aetud ja tõenäoliselt Tim Cook tuleb lavale ja see tundub olevat täpselt selline üritus, mida nad on teinud, ma ei tea, 10-15, võib-olla rohkem aastat on ju, kus nad siis käivad kõik oma uued riistvaratooted järjest läbi. Ja seekord otsustasid nad tegelikult tuua need tooted välja enne ja ma teeks selle lõigu 8, et ma räägiks kiiresti ära, mis nad siis tõid, äkki mõnel inimesel on oluline ja siis me võiks arutada, et mis siis edasi saab. Esiteks uued AirPods kõrvaklapid, sama nimi, ei ole AirPods 2, vaid on lihtsalt parem AirPods, sama disain, suurus, kaal, kõik on sama. Uus kiip on sees, H1 asemel on 2V1. H1 on 2V1 asemel ning see tähendab, et 30% madalam latentsus, mis on näiteks mänguritele või filmi vaatamisel kindlasti ja kiirem paaritumine seadmetega, kiirem seadmete vahel vahetamine, kui sa tahad telefonist hüpata arvutisse näiteks ja kõneaega sai ka tunni juurde ning sellel karbil on nüüd juhtmevaba laadimine ja huvitav on see, et selle uue karbi sa saad osta endale vanadele kõrvaklappidele juurde, kui sa tahad seda juhtmevabalt laadida. Maksad 90 €, saad hakata juhtmevabalt laadima ja muidu on niimoodi, et ka need uued AirPodsid on ikkagi tavaolekust tulevad poest tavakarbiga, aga kui sa maksad 50 € juurde, siis saad juhtmevaba laadimise karbiga. Ning teiseks uued iPadid, uus iPad mini ja uus iPad Air, üle 4 aasta siis uus minimudel ja välimus on täpselt sama, nagu neil enne oli, samasugune selline nii-öelda vana iPad siis kodunupuga ja ei ole see kandiline Pro, aga pliiatsi tugi on vana pliiatsi, mitte uue selle kandilise pliiatsi ning mis on kõige olulisem, et sisu on saanud kõva uuendus, et A12 protsessor on seal sees, mis tähendab, et need uued iPadid on väga-väga kiired. Mitte küll A12X, mis on iPad Prodes, mis on veel kuskil, no ütleme 40-20% kiirem, aga ühesõnaga on mingisugused uued iPadid, mis on väga kiired ja nüüd on põhimõtteliselt seal umbes 300 kuni 2000 € igas hinnaklassis on mingi iPad endale osta. Ma ei tea, kas ma lugesin neid ja vaatasin, et Ameerika tehnoloogia ajakirjanikud, kes olid juba teste kirjutanud, et nad ikka pugesid nahast välja, et see kuidagi huvitav tunduks, aga kuskilt ikka paistis nagu ridade vahet läbi, et neile ka ei tundunud see iPad on eriti huvitav. Mina olen muidugi olnud kogu aeg iPadi skeptik, ma ei tea, kas keegi teist on huvitatud sellest?
Mitte nüüd ülemäära ja siit loebki välja selle põhjuse, ma arvan, mis pärast nad siis enne seda suurt üritust tõid need lagedale, sellepärast et üritusel nad tahavad hoida siis meedia ja avalikkuse fookuse, tähelepanu siis täielikult nendel teenustel, millega nad tulevad, et siis need saaksid võimalikult palju tähelepanu ja sealt siis, eks sa siis räägi, mida sealt toodetakse, aga vist on suurim asi nii-öelda on Apple'i Netflix just, mida sealt on tulemas. Jah, seal on, ega ütleme, keegi täpselt ei tea, aga samas on hämmastavalt täpselt teada praegu mida nad siis tõenäoliselt välja toovad, et see Apple'i Netflix on õige, ma olen väga hea selline kirjeldus, et nad on kaugelt üle $1 miljardi pannud praegu originaalsisu loomisesse, me räägime seriaalidest, võib-olla ka filmidest, teatud hulk kuulsaid USA selliseid saatejuhte ja näitlejaid on sinna nagu kaasatud, Oprah'ga tuleb mingi saade või seriaal või mingisugune asi ja tegelikult peaks neil töös olema kümnete kaupa sellist originaalsisu. Ja see on huvitav tegelikult on ju, et miks, ma ei tea, peaks nagu avama seda, et miks Apple tahab nii palju raha panna sinna ja selliseks nagu Netflixiks muutuda, et Netflix on juba ju olemas. Mis nad siis teha suudaksid sellel turul? No, käibe kasvatamise eesmärgil tõenäoliselt ikkagi, et teenuste osakaal ju kuidagi portfoolios ju tõuseb ja tundub, et see on kasumlik, et kui konkurente on riistvaras ju rohkem kui teenustes praegu. Netflix on ainult. See on selline nagu kapitalismi üks tunnusjoontest on see, et iga dinosaurus tahab ennast nii suureks süüa, et saaks lõpuks ometi korralikult välja surra ja see on ilmselt osa sellest samast strateegiast. No aga mis võiks olla selle edu aluseks? Selles mõttes, et Netflix paneb üle 10 miljardi aastas paneb originaalsisu tootmisesse. Seda on hetkel 10 korda rohkem kui Apple on pannud. On ju. Et kas nad mängivad selle peale, et kuna neil on 1,4 miljardit aktiivset seadet, neil on suur hulk kliente, et siis samamoodi nagu Google keeras meile selle Eesti kõnetuvastuse nuppu lahti, et nemad saavad keeratada oma klientidele mingi seriaali nuppu lahti ja siis kõik ostavad. Äkki juhtub sama nagu juhtus muusikaga ju, et Spotify oli ju enne ju turul ja päris ju edukalt turul ja Apple tuli ja tegelikult võttis seda turuosa ju uhkelt ära, et ma arvan, et eks nad plaanivad seda sama asja teha ka siis telesaadetes ja filmides. Mart, kas sa usud sellesse või kas sa näed, et sina iPhone'i kasutajana oled kohe järjekorras? Mitte ainult iPhone'i kasutajana, pean ütlema, et telesarjad on võib-olla mul isegi nagu hobi moodi, et nad pakuvad mulle päris palju huvi ja neid on hakatud ikka väga-väga kihvte tegema. Ja Netflixi puhul torkab silma, et päris paljud väga-väga populaarsed Netflixi hitid on tegelikult indie telesarjad või sellised nagu, ühesõnaga, sageli mitte üldse Ameerikas tehtud, kas väiksem eelarve või mingisugused veidramad sarjad ja Netflixi ümber on terve eraldi selline nagu telesarjade kultuur on tekkinud ja nüüd Apple on olnud varem selline natukene korporatiivsem minu arvates oma asjades ja et kas nemad suudavad käima lüüa sellise nagu indie telesarjade tegemise mingit sorti ökosüsteemi ja kultuuri, see nagu ei tundu nagu pikendades Apple'i senise tegevuse vektorit, ei tundu võib-olla maailma kõige tõenäolisem asi. Aga miks ei tundu? Celebritid, kes neil seal paadis on, kes seda promovad või kellega nad on hakanud seal koostööd tegema, need on ka sellised nagu natuke kind of vana kooli tegelased. See, et Apple teeb Tallinna Televisiooni või? Võib-olla midagi natuke, mitte palju eritada. Mina vaatasin, ma arvutasin natuke, et kui neil on 1,4 miljardit aktiivset seadet, nagu nad ise ütlevad, ja nende 2020 ehk järgmise aasta eesmärk on siis teha 50 miljardit käivet teenuste turul, siis see põhimõtteliselt tähendaks $3 seadme kohta kuus. Mis on tegelikult, arvestame sinna sisse ka need veebi kõvakettaruumid ja kõiksugu muud teenused, mis sinna käivad, on ju, kaasa arvatud App Store'i need rahad ja kõik peaks seal sees olema, siis see on üsna väike number. Ja mulle tundub, et panna panus selle peale, et nad suudavad seda numbrit näiteks 3-kordistada või 5-kordistada või äkki veel rohkem kordistada, et see ei ole üldse võimatu arvutus, et kus see kasvis ikka tuleb, telefonide müük ju on platool või isegi kukub, et aktsiahinda ju peab ülespoole ajama, et mulle tundub see kõige tõenäolisem koht, kus Apple'i juhid vaatavad, et me saame rohkem raha masinasse tuua. Jah, ma arvan, et see ongi asja kokkuvõte sellest, ma ei usu ausalt, isiklikult ei usu, et sellest tuleb nüüd mingisugune väga äge kultuuriline fenomen, nagu Netflix tegelikult osales selles, et meil on nüüd telesarjad on teinud viimase võib-olla 10 aastaga metsiku hüppema kvaliteedis ja sisus ja kõiges ja ma näen Netflixi selle taga, et Apple nüüd mingisuguse sellise kultuurifenomeni sellega tekitab, seda ma väga ei usu, aga kindlasti nad ehitavad sellest järjekordse korraliku rahalehma ja rahalehmade masinad ju on. Vast jõuame paari sõnaga rääkida ka sellest lennukite juhtumist. Palun. Nimelt
nagu teada, siis viimase umbes poole aasta jooksul on kukkunud alla 2 uhiuut Boeingu lennukit ja nad on kukkunud alla sellistes 3. maailma riikides. Tavaliselt suhtutakse sellesse läänemaailmas võib-olla natuke üleolevalt teadagi neid 3. maailma riike, et sõidavad seal mingisuguste vanade pannide lennukitega, mis peavadki alla kukkuma ja sageli see nii on, aga antud juhul on tegemist uhiuute lennukitega, sellepärast et need 2 samasugust lennukit Boeingult, mis alla kukkusid alles 2 aastat tagasi, hakkasid lendama, nii et nad ei saa väga vanad olla ja tegelikult üks lennuk siin on käinud näiteks 4-kuune olnud oma allakukkumise hetkel ja väga palju inimesi muidugi siis surma saanud vastavalt Indoneesias eelmise aasta oktoobris ja Keenia, Etioopias kukkus alla siis nüüd mingisugused nädalad tagasi. Ja nüüd on hakanud tekkima teooria, et nende 2 õnnestuse taga võib olla üks ja see sama süsteemi komponent, mis on põhimõtteliselt siis teatud sorti, siis MCAS, siis mingisugune lennujuhtimissüsteem lennuki pardal, mis võtab teatud sensorist informatsiooni ja siis, kui ta arvab, et lennuk on õhus vale asendiga, siis hakkab lennuki nina allapoole suruma. Ja turbeaudit, mille alusel nad said siis loa neid lennukeid liiklusse anda, selle turbeauditi tuleb välja, et on sisuliselt Boeing ise teinud ja juba tegemise käigus selgus, et selline ühel sensori tuginev süsteem, mis suudab lennuki nina ees alla kukutada, et see ülemäära hea mõte ei ole, aga ikkagi hakati nendega siis lendama. Ja seal oli peamine see probleem oli see, et nad panid suuremad mootorid tiiva alla ja muutsid natuke selle lennuki aerodünaamikat ja siis selleks, et ühesõnaga, et seal tekib see oht, et need suuremad mootorid suruvad teatud hetkedel seda lennuki nina iseenesest natuke ülespoole. Ja seal võib tekkida siis stall on see inglise keeles, ma ei tea, kuidas eesti keeles on kindlasti selleks mingi hea termin, põhimõtteliselt, et lennuk jääb õhus seisma, kukub alla. Ja siis selleks, et tabada ära seda lennuki nina ülespoole surumist, ongi see tarkvara sinna tehtud, et tarkvara saab aru, et mootor surub selle nina allapoole tagasi, aga probleem on selles, et kui see sensor valetab, siis hakkab tarkvara lennuki nina allapoole iseenesest suruma ja piloodil ei olegi seal eriti midagi teha. Ja huvitav oli see, et lihtsalt, et vältida nõudmist, et piloodid peavad uuesti koolitusele minema, mis on väga kallis protsess lennufirmade jaoks, siis nad arvestasid Boeingu sees, et see tarkvara on nii hea, et see töötab nii hästi, et me ei peagi pilootidele ütlema, et see töötab märkamatult kuskil taustal. Ja kuna piloodid sellest ei teadnud, siis selle probleemi tekkides ei osanud ka mitte kuidagi reageerida selleks. Nad ei saanud aru, miks lennuk niimoodi teeb. Nii et seal oli põhiline probleem oli tegelikult, ma arvan, rohkem paberil kui selles tarkvaras. Aga see on väga huvitav case. Probleem on sisuliselt selles, et see viga nüüd parandatakse ära, aga süsteemid on läinud niivõrd keeruliseks, et keegi ei suuda tegelikult neid enam normaalselt auditeerida ja kui seal on miljoneid riidu koodi, võib-olla 100 või isegi 1000 sensoreid, mis on jumal teab kuidas ühendatud, sellest tegelikult nagu head pilti enam ei olegi ja samasugused süsteemid juhivad ka tuumajaamasid ja mida iganes ja see ongi tegelikult nagu laiem küsimus, et praegu siis Ameerika regulaator lasi Boeingul ise oma turvalist auditeerida, sest regulaator ei suuda seda enam teha. Kes siis seda suudab teha ja kuidas tagada seda, et need metsikult keerulisemaks minevaks ja ohtlikumaks minevaks süsteemid, et kuidas me üldse teame, et nad töötavad? Jah, ma arvan, et selle küsimusega me järgmistes saadetes puutume veel ja veel kokku ja saame tegeleda, aga praegu läheme pausile ja siis tuleme varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Mart Parve, Henrik Roonemaa ja meil külas Peep Baum, kellega nüüd hakkame rääkima mobiilpanganduse ja finantside tulevikust internetiajastul. Jah, tõsi küll, siin ma pean ajakirjandusliku korrektsuse huvides tegema selle niinimetatud full disclosure, et ma ise olen tõepoolest pihikese ingelinvestorina ka selle ettevõtte osanik, mida Peep parasjagu ehitab, nii et nüüd on see öeldud ja jätkame siis ajakirjanduslikult tasakaalustatult. Peep, räägi meile paari sõnaga, mis asi see For Beeps Payments startup on, mida sa teed? For Beeps Payments on startup, mis tegeleb siis uue sellel aastal 14. september vist jõustuva BSD2 nimelise regulatsiooni toel avaneva finantsturu siis sellise teenuse pakkumisega, ehk siis mis siis see aasta juhtub on... Mis siis kasu on? Ja, mis siis see aasta juhtub on see, et pangad ja finantsasutused, kõik, kes klientidele kontosi välja annavad, peavad avama kolmandatele osapooltele
oma teenused või oma siis nii-öelda taristu läbi API ja kõik kolmandad osapooled siis võivad, on need siis rakendused, interneti, online mingid saidid või mingid muud teenused, saavad inimeste eest tulla ja teha, võtta konto väljavõtteid ja teha makseid, ehk siis juhtub täpselt sama, mis näiteks emaili puhul, et sul võib olla konto Gmailis, aga sa kasutad näiteks iPhone'i meiliklienti, on ju. Et ühendad Gmaili sinna ära ja kasutad, et sama asi hakkab juhtuma siis finantsturul. Kas siis mäng läheb nagu selle peale, et kes teeb mulle parema, targema, mõnusama äpi? Jah, täpselt nii jah, et paremad, lihtsamad, mugavamad teenused, eks selle regulatsiooni tagamaa võib-olla ja mõte oligi see, et pangandusturul võib-olla sihukene maksete pool on võib-olla ei liigu innovaatiliselt nii kiiresti kui võiks, kui kogu muu tehnoloogia areng ja tuua seda innovatsiooni siia ja võib-olla ühe mõttena olen kuulnud ka, et vähendada võib-olla Visa ja Mastercardi osatähtsust Euroopa turul. Aga kas see muutus on nüüd miski, mis on kindel, see tuleb, pangad on sunnitud seda niimoodi avama? Ja. Mis ajast see kõik juhtub? 14. september on see päev. Tänavu aasta, kus need apid peavad olema. Need apid peavad olema juba beta-versioonitena olemas, aga 14. september on siis see kuupäev, kus need apid on nagu testitud ja laivis kõigi jaoks. Ja need on kohustatud neid avama siis ükskõik, kes tahab tulla ja ütleb, et mina teen. No päris nii ei ole, et tegelikult ikkagi avatakse neid ettevõtetele, kes on litsenseeritud, et kuna me räägime ikkagi nagu finantsturust ja väga rangelt reguleeritud nagu segmendist, siis ka meie parasjagu taotleme Finantsinspektsioonilt vastavaid lube, tegevuslube selleks, et sellel turul teha, oma toodet pakkuda. Mis siis tegelikult kasutajana nagu paremaks läheb? Praegu mul on tõsi, ongi 3 erinevas pangas ja 4 pangas on kontod ja tõepoolest neil on igalühel küll oma mobiilipangad, aga need kõik on erinevad ja osad neist tegelikult ei ole ka ülemäära head. Milline siis see peale BSD2 elu hakkab välja nägema minu jaoks? Peale BSD2 elu hakkab välja nägema selline, vähemalt see on nüüd asi, mida meie üritame teha ja mitte ainult ürita, vaid teeme, on see, et esiteks, et kliendid saavad siis Euroopa Liidus elavad või pangakontosi omavad kliendid saavad kõik oma pangakontod nii-öelda avada ühes äpis ja teha tehinguid ühes rakenduses. Ja kuna me ehitame sellist kihti pankade ja klientide vahele, siis meie üks suur eesmärk on see, et inimeselt inimesele raha kandmine võiks olla sama mugav kui sõnumi rakendusega sõnumi saatmine. Täna Hendrik saatis mulle näiteks Facebook Messengeris sõnumi, me ei olnud varem suhelnud, aga ta ei küsinud ühtegi minu kontakti, ta sai mulle sõnumi saadetud. Jah, sa pidid küll ise ütlema, et jah, ma tahan sõnumeid saada sellest inimesest. See on midagi sellist, mida PocoPay üritas teha, aga liiga vara siis või? PocoPay jah, võib-olla tuli liiga vara mõnes mõttes ja teisest ikkagi PocoPayl oli ju tegelikult, nemad andsid välja ikkagi oma IBANeid ehk siis pangakontosi. Ja võib-olla see suures osas ikkagi sai määravaks ka, et inimestel ikkagi see pangakonto vahetamine või panga vahetamine ei ole nii lihtne. Mida meie teeme on, sa tuled meie juurde kliendiks, aga me ei palu sul uut pangakontot avada, vaid sa tule oma olemasoleva kontoga meile. Ja see umbes, et sellest aru saada, see on umbes niimoodi, et pangad võivad näiteks olla küll väga head selle finants, kuidas ma ütleksin, taustal tegemisel, et neil on see suur kapital ja nad saavad raha odavalt sisse laenata, sulle anda selle odava eluaseme laenu ja liisingut sulle anda ja üldse pangad on väga tublid, toredad asjad, aga kuna nad ei ole selle kasutaja liidese või kasutuskogemuse poole peale kõige tugevamad olnud, siis võibki nad mõnes mõttes nagu lahutada need 2 maailma, et tegelege oma nende suurte rahadega, laenudega ja nii edasi, tegelege edasi, aga siis anda selliste startupide ja äppide kätte see kasutuskogemuse pool, mida startupid on ju tõestanud, nad teevad imehästi. Ja no maksed hakkavadki liikuma, täpselt liiguvad sotsiaalmeediasse, mida meiega teeme, et sa saad otse maksta, liigutada raha inimesest inimesele läbi kõikide nende iMessage'ite ja Facebook Messengeride ja või siis kasutada email aadressi, telefoninumbrid, mis meil on kõigil olemas. IBANid kui kontonumbrid võiks olla ajalugu juba tänaseks, et las nad olla seal taustalla. Aga kui see on nii suur muutus, see ei ole mingi Eesti asi, see on Euroopa Liidu asi. Et miks sa näed, et sinusugune suhteliselt pisike firma saab seal midagi ära teha, et mulle tundub sel juhul tõenäolisem, et variant A, et tekib mingi üks suur üle-euroopaline väga hea äpp, eks ole, ütleme, et panganduse Gmail sisuliselt või et äkki need samad Google'id ja Facebook'id kuidagi lülituvad sellesse sujuvalt sisse ja ma ei pea hakkama tõmbama mingisugust uut äppi ja mingi uue firma juurde kontot tegema ja arveldust avama.
See võib olla täitsa reaalne stsenaarium, et meie praegu lihtsalt liigume selle võib-olla siukse, üritame nagu olla need forerunnerid ja jõuda nagu õigel ajal turule ja pakkuda, et ja ka keegi, kui me suudame olla edukad ikkagi ja liidestada võimalikult palju suuri pankasi, Euroopa pankasi enda platvormiga, siis äkki on meie platvorm see, läbi kelle Google või Apple ühel päeval teenust pakuvad. Uus Gmail näiteks. Ma hakkasin mõtlema selle, et huvitav, kas pangad ise saavad ka nende omavahel seda mängu mängida, et kui ma olen täitsa juhuslik näide, aga et oletame, et ma olen täna näiteks SEB klient, aga mulle ei meeldi see nende ma ei tea, kasutajaliides, interface äpp, mis iganes. Et kas ma saan näiteks läbi Swedbanki hakata seda haldama? Jaa, ei, see võib olla täitsa võimalik. Ma olen kuskilt kuulnud muide, et seda ka ikkagi mõeldakse nendes majades. Nendes küll on jah mingid muud siuksed poliitiliselt korrektse olemine ja eetikanormid kuskil vahepeal, et kui palju sa konkurendipanka oma äpis nagu reklaamida tahad, eks ju, aga see on täitsa võimalik ja nad saavad seda teha, jah. Nimeta mõned asjad, mida saaks sinu arvates selle uue korra järgi nagu paremini teha, et täna Eestis ka on ikkagi väga häid panga internetipankasid ja panga äppe ju olemas, et mis puudu on? No ma arvan, et võib-olla see ongi, et see siukene sotsiaalne mõõde on sellel maksel puudu, eks ju täna, et kui mina tahan ikkagi maksta näiteks sinule praegu raha või vastupidi, on ju, siis esimene asi, mida me teeme, me küsime pangakonto numbrit, on ju, ja siis teeme selle ülekande aga tegelikult see võiks olla hoopis lihtsam, on ju, et see võib-olla, see hüpe võib-olla sõnas ei tundu nii suur, aga toon näite siit samast naaberriigist Rootsist, kus juba 3-4 aastat juba rootslased kasutavad sellist makserakendust nagu Swish. Olen ka ise näinud seda nende Rootsis kasutatavat, väga mõnus. 70% rootslasi kasutavad seda igakuiselt. Nad swishivad üksteisele raha ja seda tehakse täpselt samamoodi, seda tehakse e-mailide ja telefonidega. Ehk siis see on nii lihtne, see on nii mugav, see on nii kuidagi harjumuspärane kõige selle muuga, mida me täna mobiilis teeme, et see lihtsalt saab sinu päeva osaks või tegevuse osaks. Ja seda niisugust üle-euroopalist nagu platvormi me püüamegi praegu ehitada siia. Sa mainisid, et swishivad üksteisele raha, kas siis maksavad just kui eraisikule teevad ülekanded? Jah, täpselt jah. Absoluutselt ja mitte ainult, eks ju, sa saad ka arveid maksta, selles mõttes, mitte ainult eraisikule, aga sa võid ka oma elektriarvet maksta ja oma telefoniarvet ja nii edasi. Ja mina olin kõrval, kui suusakeskusest osteti hot dogi lastele, et suusakeskus on oma mingi Swishi number ja just täpselt, nad on juba üritanud, eks ju, siin on hästi palju ettevõtteid taha tulnud, kes samamoodi sellesse Swishi nagu jah, sellesse võrku on ennast liidestanud ja see on hästi mugav. Viimane küsimus enne pausi, kas seal on mingid piirangud ka kogu selle reeglistiku juures, et ma ei tea, summa piirangud või midagi sellist, et kui palju sa nüüd saad hakata olema täpselt nagu päris pank või kui palju sa oled selline päevaprae maksmise pank? Piiranguid, kuna tegemist on tegelikult nagu sisuliselt on tegemist ülekandega ja ülekande piiranguid tegelikult ei ole, et hakkab autentimisest kinni, et ilmselt lihtsamaid, kergemaid, väiksemaid summasi saame liigutada biomeetriat kasutades, on ju, hästi lihtsalt võib-olla üldse ilma, on ju, aga ilmselt kuskilt summa piiridest ülespoole siis ikkagi sa autendid Smart ID-ga, mobiili-ID-ga, mis iganes panga autentimist nõutakse kus riigis. Aga kui palju seda vastutust nendele sinusugustele uutele pakkujatele tuleb, et keegi kannab kuhugi, kuhu ei pidanud kandma, saab minu kontole sisse, ma ei tea, rahapesud, kõik need teemad? No ikka need kõik kehtivad selles mõttes, et see ei saa olla sellel turul tegija, kui sa nendele ei vasta ja vastutuskindlustus on meile täiesti nagu kohustuslik. Hüva, me teeme siia pausi ja siis jätkame juttu. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame saatega, Peep Baum on siin rääkimas finantstulevikust. Kõik see, mida sa kirjeldad, see tundub mulle nagu väga suure muutusena potentsiaalselt. Et see võib me harjumuspärase aru saama sellest, mis on pank ja mis on konto ja mis on internetipank ja mis on makse. See võib ikka täitsa sassi lüüa. See kõlab väga ilusti. Väga hea tähelepanek, täpselt nii ongi. Ma usun täpselt sama, et see muutus on nii piisavalt suur, et paari aasta pärast Euroopas olles me enam ei mäleta, et issand jumal, kuidas me 3 aastat tagasi, ma ei tea, raha kandsime ja kuidas me oma raha liigutasime ühest kohast teise. Et see saab muutuma palju. No lähme siis ulme valdkonda, mis siis juhtub, et ma ise mõtlesin sellise võrdluse peale näiteks Spotify'ga, et kui muusika kuulajana muutus sellest, et sa ostsid endale koju miskisuguseid plaate ja siis kuulasid neid plaate, mis sul siis oli, et see Spotify oskab sulle näiteks soovitada erinevat uut muusikat, kogu aeg sul hakkab see meeldima, siis soovitatakse mingit järgmist muusikat, see kõik on muutnud
väga palju seda, kuidas inimesed üldse muusikaga suhtlevad. Mis siis nagu võiks juhtuda finantsmaailmas? No jaa, ma arvan, et see kogu see muutub finantside, veel kord, et see liigutamine muutub kuidagi iseenesest mõistetavaks, et see on nagu meie päeva osa, et me ei pea selle peale mõtlema. Me ütleme lõpuks, võib-olla näed, Google saab juba eesti keelest aru, et eesti keeles Google'ile, et kuule, et ole hea, kanna viiekas Hendrikule praegu raha ja ta saab seal kätte. Et mis iganes platvorme ja taustu me seal vahe siis kasutame, eks ju, et see ilmselt sellisel kujul lõpuks nagu sinna me jõuame. Mis inimeste suhtes rahaga praegu või finantsasjade ajamisel, mis üldse need valukohad või tegelikult alles, ma jäin ise mõtlema, et kui palju mul neid valukohti ikkagi on, et tõepoolest sa ütlesid, et IBANitega sahmerdamine on küllaltki ebamugav, et tahad kellegi raha ülekandeks küsid, mis IBANist loeb sulle IBAN ette, proovid selle õigesti kirja panna ja see tõesti on natuke klikeaegne tegevus. Samas ma ütleks, et seda ei juhtu mul nagu sageli paar korda kuus äkki juhtub, ei ole nüüd nii väga metsik probleem. Et mis probleem üldse võiks see finantsrevolutsioon inimest saaks lahendada? Mugavamad ikkagi paremad, ütleme see IBANitega ja IBANiteta raha liigutamine on selline nagu baaskiht kogu selles teenuses on ju. Kindlasti mis juhtuma saab ja hakkab, seda ka muidugi jutud käivad, et Apple Pay on siin selle aasta numbri sees veel Eestis ka juba saadaval. Ehk ja ka tänu nendele ristvaralistele tugedele siis me saame ka ilmselt mõelda selle peale lähitulevikus, et me ei pea ometi seda plastikut enam varsti kaasas kandma, eks ju, et me saame telefoniga asju aetud ja saadetud raha hästi lihtsalt teisele poolele. Lisaks teenused muidugi, kõik sellised finantsteenused, on need siis krediidilaenuteenused, on need siis kindlustused ja kõik muud ka, miks mitte ka suuremad traditsioonilised pangateenused, ma ei tea, kodulaenud, autoliisingud, et tegelikult ma saan aru juba, et suured pangad tänu sellele BSD2-le mõtlevad selle peale, kuidas kõik oma pangateenused üle API kättesaadavaks teha. Ehk siis pangateenused muutuvad selliseks edasimüügi kaubaks, on ju, et ühel päeval sa võid 4Beepsi äpist, ma ei tea, võtta kodulaenu, on ju. Ja võtta seda ükstapuha millise suure panga oma näiteks, on ju. Et see on nagu selline reaalsus. No ja kui ma näiteks praegu lähen toidupoodi on ju ja ostan sealt, ma ei tea, ostan 2 leiba näiteks. Et siis mina ju tarbijana ei tea, millisest hulgilaost see leib tuli. Ma enam näen, et kes selle valmistanud on, leib on ju. Aga et kust pood selle sai, seda ma ei tea. Kas sa ennustad, et või milliseks see pangandusturg või tänane harmuspärane see pangandusmaastik sinu arvates võib muutuda? Et kas need praegused suured pangad võivadki muutuda selliseks nagu hulgiladudeks ja ei ole nii oluliselt nagu tähtis, et mis pangas mu see arve parajasti on? Jaa, ma arvan küll, et sellest see on ka üks versioon, mis on välja tulnud erinevatest allikatest, et pangad justkui võivad muutuda või oht on neil täna selle regulatsiooni taustal muutuda nagu taristu ettevõteteks, eks ju. Et ongi nagu hoiulaegas, on ju, et kus raha on seal, inimesed on rahul sellega, sest nad teavad, et turvalisus on seal hea, on ju, et see raha on seal olnud siiamaani ja on edaspidi ka. Aga see jah, et me ütleme, et siis see uus maailm nagu hägustab ära selle, et tegelikult ei ole mingit vahet, kus pangas su raha seisab, on ju. Millises nendest su raha seisab, on ju. Võib-olla sa valid selle panga endale selle järgi, et kus sul võib-olla tingimused kõige soodsamad on, kus sul vahendustasu maksete pealt, ülekannete pealt ei võeta ja nii edasi. Et see pankade ja kontode nagu hägustumine, et see raha on sul kuskil olemas, sa tead, et ta kuskil oli, aga võib-olla sa ei mäletagi, millises pangas see raha sul lõpuks oli. Kui vaadata enda isiklike finantsidega tegelemist, siis üks pool sellest on, et kuidas finantsteenuseid osta ja kuidas rahast lahti saada. Et näiteks, et ma saan raha lihtsamalt kanda, et ütlen Google'ile, et raha välja kanda ja siis raha on ka kohe läinud. Samas rahast lahti saamine ei ole inimeste jaoks tavaliselt suur probleem ja samuti laenudega, et laenusid võtta on hea, aga tagasi maksta on neid küllaltki vaevarikas ja sellega seoses, kas muutub midagi, kas sa näed mingisuguseid selliseid muutusi, mis aitaks inimestele rohkem raha kätte jätta, mitte seda kulutada? Ja näen ka seda, et suurepärane võimalus nüüd see BSD2 pakub meiesugustele tegijatele on hakata siis seda tehnoloogilist know-how ja ka siis seda nii-öelda väga palju väga suurt sõna või tähtede kombinatsiooni nagu AI siia mängu tooma, et meiega plaanime tuua välja sellise eelarve feature'i oma rakenduses
mis siis tegelikult kasutab ära sihukest kollektiivset infot kasutajate tarbimisharjumuste kohta, ehk siis kasutajate nendelt pangakonto väljavõtetelt on väga selgelt nagu aru saada ja näha, et kuhu tegelikult lõppkokkuvõttes inimese raha kulub, on ju, millistele kaubagruppidele, millistele kauplustele ja kuhu veel, eks ju. Et mida me saame teha ja mida me planeerime teha, on aidata inimestel raha koguda ja säästa niiviisi, et pakkuda neile automaatset sellesama info, nende sama pangakonto väljavõtete ja mitte ainult enda omade, aga ka teiste samas piirkonnas, sama suure perega, leibkonnaga olevate inimeste nagu keskmiste tarbimisharjumuste järgi pakkuda välja sulle eelarve, seda ka reaalajas jälgida, mitte ainult tagantjärgi nentida, et ma lubasin, ma ei tea, toidu peale kulutada see kuu 300 eurot, aga näed, pagan, läks 500, on ju. Vaid sa reaalajas saad seda jälgida, võib-olla poes makstes, eks ju, sama rakendust kasutades ja jagada neid eelarve ridu või eelarve nii-öelda wallet'id, rahakotte välja oma perega. Ehk siis lõppkokkuvõttes kasutate kogu perega, oma lapsega näiteks mingit rahakotti või oma naise või mehega ühte rahakotti ja te saate samu vahendeid kasutada ja reaalajas kogu aeg olla nagu oma eelarve, jälgida oma eelarvet ja olla tänu sellele säästa rohkem. Kulutada vähem, mõistlikumalt. Panga, ma arvan, et fundamentaalne ärihuvi ei ole see, et inimesed kulutaks vähem, eks ole, et panga puhul nemad tahavad, et maksed käiksid, on ju, vahendustasud, kõik on seal vahel, et mida rohkem raha liigub, seda rohkem pank teenib. Kuidas selliste sinu tüüpi ettevõtete motivatsioon on, et mille pealt sina raha teenid? Kas ka siis, kui maksed liiguvad, kui asi käib või millegi, ma maksan sulle oma kuumaksu ja sul on ükskõik, kas ma teen 1 ülekande või 100 ülekannet kuus? Ja ma arvan, et pigem nii, et kõik siuksed täna moodsad ja kuulsad startupid ja pangandusteenused, fintechid ikka hinnastavad ennast täna paketipõhiselt ja ilmselt saab olema see sama ka meil, et on mingi teatud tasuta pakett, kus ütleme siuksed elementaarsed panga ülekande tegemised on ilma täiendava tasuta ja siis on mingisugused premium tooted ja featuurid, mille eest siis makstakse mingit kindlat kuutasu. Kui nüüd sügisel see stardipauk käib, mis sa arvad, kui palju neid väikeseid 4Peeps hakkab korraga punuma? Neid on palju, valesti sõnastasin, huvilisi on palju. Ma tean, huvilisi on palju, aga kuna meil on ikkagi ees barjäär ja see sama barjäär on tegevusload, siis ilmselt see mängumaa, mis jääb pärast teisele poole tegevuslubasi, on palju hõredam. Et sinna pääsevad ikkagi need, kellel on vastav võimekus ja kõik kapitalinõuded ja kõik asjad täidetud. Kui sa oled need suured, keda ma enne nimetasin, võivad tulla sinna mängima? Need võivad tulla mängima. Ma usun, et nad ei hakka ükshaaval kõiki Euroopas olevaid finantsasutusi ja panku sinna integreerima, vaid ühel päeval oma platvormi, aga ühel päeval ostavad ära mõne võib-olla või kes on selle musta töö ära teinud juba, on ju, ja kui nad näevad, et sellel turul on perspektiivi, siis ma usun, et nad võivad selle peal mõelda kindlasti. Hüva, Digitunni saatega on läbi. Aitäh sulle, Peep, aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume jälle nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.